Kuigi muinasjutte Alice'ist Imedemaal on vaid 2, siis sellel suvel saab Wagenküli lossipargis aimu, mis sai Alice'ist pärast Imedemaal käimist. Jah, kui vaadata esimest 2 aastat, mis olid puhtalt pealkirja järgi ka täpselt nagu ju esimesed 2 raamatut, siis 3. raamatut teadupoolest ei ole. Aga me mõtlesime, et kuna me oleme ju nii palju Alice teemat siia Taagepera ja Wagenküli toonud, et kuidas me saame Alice'i siis 3. aastal välja jätta. Et igal juhul me jätsime selle kogu Alice temaatika, üritasime rohkem ka Alice'iga siduda seda. Aga lisaks, miks see pargi nimi ongi Miljoni võlupark, on see, et me proovisime ka lisaks Alice'ile siis palju rohkem lilli siia tuua ja see on siis see kõik, mida inimene praegu siin näeb. Olete te kokku jõudnud lugeda ka? Nüüd vist ongi sõna otseses mõttes miljon. Ja, ma tegelikult arvan, et seda võib isegi rohkem olla, aga kuna miljon lihtsalt kõlas nii hästi, et siis me jäime miljoni juurde, aga ma usun, et tegelikult on seda palju rohkem. No kui pikalt see park nüüd lahti jääb, et ikkagi terve suvehooaja, eks? Jah, park on nüüd avatud alates tänasest 18. juunist kuni siis septembri lõpuni, kuni 30. septembrini. Et sama nagu eelnevatel aastatel. No kui nüüd inimene tuleb, kas ta peab ikkagi arvestama, et ta peab mingisuguse sümboolse piletiraha ka maksma? Ja, et nagu ikka meil on igal aastal olnud erinevad piletitüübid. Meil on näiteks perepilet on sellel aastal 55 €. Siis meil on ka erinevad sooduspiletid, pensionäride tudengipiletid ja ka tava täiskasvanupilet pluss lapsepilet. Selle taga, mis te siin täna näete, on ikka tohutu töö ja tohutu suure meeskonna töö. Et tegelikult asuti parki ette valmistama juba märtsi alguses, et kui lumi ilmutas minekut, nii löödi kopp maasse, labidas maasse. Alati ma imestangi seda, et kus kohast need ideed tulevad teha see asi kõik niivõrd lilleliseks ja niivõrd kauniks. Kas eestlane külm Põhjamaa inimene on selle omaks ka võtnud? Eestlased on selle pargi väga omaks võtnud, et siin on ikka, ma ütleksin 100 000 külastajaid, mis näitab seda, et me oleme õigel teel, et Loss on teinud head tööd, et siin on meeletult hea maitsega pargi kujundajad, aetnikud. Kas ja kui palju selline asi hotelli külastamisele kaasa aitab, et toob see kliente ka juurde teile? Et ma olen kuulnud, et paljud on tahtnud tulla siia spaasse, aga pagan ega ei saa siia väga lihtsalt. Niimoodi on paraku juhtunud et Wagenküli hotell on muutunud nii populaarseks, et käimas on juba ootelistid ja sul on väga vedanud, kui sa oled siia toa saanud, nii et aga ikka kõik, kes tahavad, ikkagi saavad, et ma ei saa nii öelda, et mitte kunagi siia ei saa. Kui sa oled järjekindel, sa ikka saad. Võib vist öelda küll, et tegemist on ka tõelise turismimagnetiga. See oli tõesti tegelikult uskumatu, et mõelda selle peale, et esimene kord, kui see aed avati ju kas mitte 100 000 inimest ei käinud ja selline külastatavus, ma arvan, iga ükskõik mis turismi atraktsioon sooviks, et oleks nii palju rahvast käiks. Mul lootust on, et see julgus siukseid asju teha siin ja inimesi kutsuda, et siin tuleks neid inimesi ja tuleks avastama, et see on kindlasti koht, mis väärib külastamist ja kindlasti ka selle suvel, et kellel plaane ei ole, siis kindlasti kutsuks siia külla ja ma arvan, et kogu see Loss ise ja see melu ja kogu piirkonna melu, et see on kindlasti uuesti avastamisväärt.